Tere tulemast vaatama kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubiku leiab YouTube'ist Jutukuubik ja Spotify'st, Apple podcastist, Google podcastist ja ilmselt kuskilt mujalt veel nimega Jutukuubik. Soovitan siiski vaadata YouTube'ist, kuna sealt näeb ka pildiga. Saab parema elamuse võib-olla. Aga katkestame nüüd selle pika vaikuse, mis on olnud ja minu esimeseks külaliseks sellel uuel hooajal nüüd on minu kõige pikaajalisem sõber Ants Saar. Tere, Ants! Tere, Reio! Sinuga oleme läbi käinud väiksest saati, me räägime niimoodi 5+5. Jah, kuskilt sealt ajast. Tulest ja veest, sõna otseses mõttes. Ja. Aga miks ma su siia kutsusin täna on see, et sul on nii palju erinevaid huvitavaid hobisid ja inimesed kindlasti tahaksid midagi üht-teist sellest kuulda. Alustame ehk sellest, et sul on tohutu kirg arvutitehnika vastu. Ehk kõik, mis puutub tegelikult tehnikasse, mitte ainult arvuti. Ja seal on ka helitehnika ja mängukonsool on mul praeguseks hetkeks juba liiga palju isegi. Aga mis hetkest, äkki sa mäletad, mis hetkest siuke huvi tehnika vastu kui sellise vastu üldse alguse sai? Ilmselt sellest hetkest, kui ma enda esimese ilmselt sellest hetkest, kui ma esimene kord nägin, mille kloon ZX Spectrumi klooni, ma olin siis äkki 5-6 aastane ja sõbra onu oli sõbrale laenanud ja me saime sellega nagu õhtu läbi mängida. Ja sellel ajal tundus see nagu nii maagiline või müstiline, et telekasse oli võimalik mingi asi ühendada. No kujutad ise ette, see oli veel vist 80-ndatel on ju, 80-ndate lõpp ma pakun. Ja sellest hetkest, ma pikka aega muidugi ei saanud endale siukseid asju lubada, selle ajal see, kui ta tahtis ZX Spectrumi, sa pidid sellele ilmselt minema järgi kuhugi Moskvasse ja maksis see mitme kuu palga on ju. Oleme ausad, aga see oli ilmselt see esimene hetk, kus mul nagu tehniku vastu huvi tekkis. See on esimene hetk, kus ma mäletan, ma siukse aparaadiga nagu kohtusin üldse. Ja sellest hetkest alates sihtsilmes tehnika? No tead, see on hobi. Mulle lihtsalt meeldib siuke omapärane tehnika, selle lahtivõttu uurida, kuidas see töötab on ju. Parandada, kui ma selleks võimeline olen. No tegelikult ma ei ole nüüd superelektroonik on ju, aga üht-teist ma ikka suudan korda teha nagu. Tihtipeale need vead ei ole vanal tehnikal ka nüüd nii tohutult keerulised, et kondensaatorid on tüüpiline asi, need ei ole mõeldud töötama 20, 30, 40 aastat, kuigi on mõned, mis suudavad seda teha on ju. Või olenevalt toiteahelast seal, isegi kui selle kondensaatori mahtuvus langeb, see ei pruugi mõjutada nii tohutul määral, et see seade töö lõpetaks. Ta ei tööta võib-olla nii hästi, kui uuena, aga inimesed, kes pole seda uuena kuulnud, ei tule ilmselt tihti ise selle pealega on ju. Ja siuksed asjad nagu oksüdeerumised on ju, volüümnupp tihti peale oksüdeerub. Kõik potekad, potentsiomeetrid kipuvad aja jooksul, neil on tavaliselt mingid vaskrajad või asjad ja eriti Eesti niiskes kliimas nagu asjad kipuvad oksüdeeruma, korrudeeruma, roostetama. Aga lähme korraks nii-öelda mängukonsoolide juurde siis kui selliste juurde. Kuna sa ütlesid, et sul on nagu kollektsioon, siis mis sinna kollektsiooni nagu kuulub? Mis konsoolid? Ütlen sulle ausalt, ega ma ise ka peast kõik ei tea, aga Nintendo kraam, igasugune on ju Sega, need on tavalisemad, mis erilisemad on võib-olla Atari, Jaguar, USA, Super Nintendo, Jaapani Super Nintendo. Üks vähem liikuvaid asju on Amstradi, kas oli GLX 4000 või mingi 4000 oli, aga sellel on väga raske nagu kuskilt mänge leida. Sellega on veel see nali, et selle konsooliga originaalist tuli kaasa mäng, aga see oli nii hästi karpi ära peidetud, et enamus inimesi ei teadnud, et seal on mäng kaasas ja viskasid mängu karbiga minema ja selle tõttu see mäng, mis konsoolidega kaasa tuli, on üks haruldasemaid mänge sellele konsoolile ja üks kallimaid. Oleme ausad, et paljud need vanad konsoolimängud on tänapäeval
konsoolil maksavad vähem kui paljud haruldased mängud. Tohutult vähem tihti peale, noh. Jah, ma olen mingil määral kursis, et mingisugused huvitavad Nintendo mängud oksjonitel lähevad, ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kas me rääkisime miljonitest või sadadest tuhandetest? Miljonite ja sadade tuhandetega ma nüüd peast täpselt ei mäleta, aga minu meelest kõige väärtuslikumad kassetid on reaalselt hinnatud selle, mul ei tule praegu meelde see nimi, kes neid hindab, on ju, ja pakib, aga see oli äkki mingi 20 000, aga see oli mõnda aega tagasi, kui ma vaatasin. Üks kindel kassett, mis on selles mõttes haruldane, et see oli ainult neid kuldseid oli 10 tükki, seal tegelikult ei ole üks mäng, vaid seal on paari erineva Nintendo mängu mingid raskemad levelid või mingid asjad, see oli tegelikult võistluskassett, 10 kuldset jagati vist auhindadena, kui ma õieti mäletan, ja siis oli mingi kogus oli kas hõbedasi äkki või midagi, mis on ka väärtuslikud, aga tsipaka vähem väärtuslikud kui need, mida ainult 10 oli. Ja siis on muidugi neid mänge, mis tulid täiesti selle NES-i ajastu lõpul ja mida lihtsalt toodeti ja müüdi vähe, kuna Super Nintendo oli juba väljas ja paljud kolisid üle Super Nintendole, mis oli 16 bitti ja sellel hetkel märgatavalt parema graafika ja heliga. Okei, ma praegu ajasin ilmselt segamini nende pesapallikaartidega, et need on mingil põhjusel väga kallid ja samamoodi Pokemoni kaardid, et ja seal mingid haruldased need kaardid, nendega on alati olnud pesapallikaartid ja samamoodi on markidega, noh. Jah, noh, see teema on hoopis teine teema juba, ilmselt marke sai kogu, eks. Mul kuskil ilmselt mingi paar kataloogitäit on, aga hetkel ma isegi ei tea peast, kuskilt ajast on need kõrvale pandud, ma mäletan, seal oli lihtsalt mingid lahedate piltidega marke. Kas oma esimest arvutit ka mäletad? Ja sinu käest ostetud 086. IBM TX oli see. IBM XT. Või XT. 086 on XT. Jah, aga sealt siis algas nii-öelda IT-maailma sukeldumine. Jah, põhimõtteliselt, noh, sealt algas DOS-i ja kõige muu sarnasega. Sul on kodus meeletult palju tehnikat, võiks põhimõtteliselt avada muuseumi, kui ma nüüd õigesti mäletan. Kus kohas sa kõik selle tehnika oled kokku saanud või kraapinud? Väga erinevates kohtades, selles mõttes inimesed teavad, on, et ma kollektsioneerin igasugu asju, et kui midagi huvitavat ette jääb, tihtipeale sõbrad pakuvad, et kas sa tahad või ei taha, on ja see oleneb asjadest ka, absoluutselt kõike ei jõua koguda. väga palju lahedaid asju, et lihtsalt kõigega tõesti ei jõua tegeleda. Sul on üks huvitav hobi on sul veel ja nendeks on ämblikud. Ja, neid ma ikka veel kasvatan juba mingi äkki 2009 aastast äkki. Kui palju sul ämblikku on? Praeguse hetkel on alles 18-19, ma ei ole väga mingi 10 või 9 aastat ei ole ühtegi juurde tellinud ja tarantlite eluiga on väga varieeru, olenevalt sellest, kas ta on üldse ämblikutel. Esiteks see, kas ta on emane või isane, sest isased reeglina viskavad suht kiiresti sussid püsti ja emastega on ka niimoodi, et mõned kääbust tarantli ikka emane elab ainult 3 aastat, isane võib-olla aasta. Aga praegu kõige vanem tarantel, kes mul endal on, peaks kohe varsti 22 saama. See on mu esimene tarantel ja siis, kui ma ta ostsin, oli ta väidetavalt 7 aasta vanune. Eupala estrus campesteratus, kuigi ma ütlen ausalt, ma ladinakeelsetes nimedes hääldamises väga osav ei ole. Inimesed kindlasti küsivad, et mis põhjusel just ämblikud, sest need ju ei ole ju koduloomad, keda sa saad... Ämblik on absoluutselt igal pool maailmas kõigil kodudes mingil kujul olemas. Jaa, aga need, mis sul on, sa ju kätte ei võta neid, jah? Tead, mul oli ämblik, kes oli treenitud, kellega ma neid telesaateid ja asju ka tegin, Aviculaaria, kes on Ladina-Ameerika puuämblik ja äärmiselt siuke heatahtliku või tolerantse suhtumisega ja kellele meeldis tegelikult isegi ringi ronida niimoodi inimese käe peal. Aga mis telesaadetes sa sellega käisid? Viimases Võmmis mingi ETV vaheklipp oli, mingi modellisaade oli,
midagi oli veel, kättemaksukontoris ka. Seal käisime ka sellega, seal sai omaette naljana. Esiteks ma sain omal nahal tunda avikulaaria kõige omapärasemat kaitsemeetodit. Selles suhtes, et enamus arvavad, et ämblikute puhul on esimene probleem ja ainus probleem see, et nad hammustavad, aga tegelikult neil on mitmeid teisi kaitsemeetodeid. Üks asi, mis on tihtipeale ohtlikum kui hammustamine, see esineb just uue maailma ehk siis Ameerika tarantli liikide puhul, et nad suudavad loopida karvu. See loopimine on siuke sõnakõlks, tegelikult ta hõõrub tagumise jalaga enda tagumiku pealt lahti siuksed lendavad karvad ja kes on kokku puutunud veneaegse klaasvillaga, see saab päris selge ettekujutuse, mis tunne on sellesse tarantli karvapilve jääda. Isiklikult olen mõlemaga kokku puutud ja või kinnitada, et väga sarnane. Ühesõnaga ebameeldiv. Sügeleb. Mis ämblikuid sul selles mõttes on, mida saab nimetada nii-öelda haruldusteks? Tead otseselt mul praegu vist midagi väga haruldast ei ole ja võib-olla see sama Eupala estrus campestratus, mis on selles mõttes, et nad ei ole küll kallid ämblikud, aga neid on raske leida, sest neid peetakse üldiselt igavaks ja neid ei, minu teada nüüd tohutus koguses välja ei imporditud. Ma ei mäleta, kas nad olid Paraguay või mingites steppides nad seal Lõuna-Ameerikas elasid. Aga kuna oli palju siukseid värvilisemaid ja ilusamaid liike, siis see liik on nagu suht siuke mööda vaadatud, aga see on tõenäoliselt kõige rahulikum ämblik, kes maailmas on võimalik leida, et enamus ajast istub ühe koha peal ja kujutab ette, et on kivi. Ühesõnaga üritab maskeeruda ja välja näha mitte söödav. Mul tekib kohe paratamatult küsimus, kus sul üldse tuli selline huvi sellise, et ma võtan endale ämblikud? Mul on väiksed peale ämblikud meeldinud, ma tavaliselt hoidsin õueämblikuid juba väga väiksena ja toaämblikuid pidasin karbis ja... Aga kus kohast siis tuli idee, et nüüd on nagu see hetk, et samm edasi ja ma võtan endale nii-öelda siis, ütleme inimkeeli siis tarantli, Sest et ausalt nagu väga vähesed inimesed teavad neid nii-öelda, et neil on erinevad alaliigid ja veel erinevad ladinakeelsed nimetused. Ja tarantlid, need asjad, mida me nimetame, see on üks asi, mida ma igaks juhuks mainin, et ladinakeelselt tarantel on huntämblik, kellel pole nende ämblikutega, keda tarantliks kutsutakse, tegelikult praktiliselt mitte mingi pistmist. Need on üksteisest nii kaugel, kui ämblikud olla saavad põhimõtteliselt. See on üks spetsiifiline ämblik, kes elab Itaalias, kelle nimi on Tarantula, mul praegu see eesnimi meelde ei tule. Ja see ongi see Tarantella linn ja see on nüüd, aga selle tõttu hakati kõiki suuri karvaseid ämblikuid kutsuma tarantliteks. Ja need, kellest me räägime, on tegelikult primitiivne ämblikute vorm, mis on eksisteerinud maakeral nagu väga-väga kaua, palju kauem kui need igasugu huntämblikud ja jahimeesämblikud ja uuema kooli, võrgukudujad. Aga minul tekkis kohe küsimus, et mida nad söövad? Põhimõtteliselt mina toidan neid isiklikult Madagaskari prussakatega, mida ma ise kasvatan. Need on need suured sisisevad prussakad, kes on suht võimetud ronima ja tegelikult elavad Madagaskaris lehekõdu sees. Okei, see tähendab seda, et sa siis nagu neid paljundad ja... Nad paljundad täiesti ise, nad on siiski prussakad. No jaa, okei. No selles mõttes, et sa ise kasvatad nii prussakaid toiduks ja siis toidad neid ämblikutele. Kui tihti nad söövad? Tead, reeglina korra nädalas on enam kui küll, aga siin olenevalt nüüd liigist ja puuämblikke siukseid aktiivsemaid tuleb korralikumalt või tihedamini sööta, aga siuke tegelane, kes istub nagu lihtsalt ühe koha peal, nagu see Eupala estrus campestratus, see võib kuu aega vabalt söömata olla, ilma et tal absoluutselt mitte mingi probleemi sellest oleks. Mul tegelikult sõbral ühed ämblikud, kes on siuksed natuke bipolaarsed ja veidrad, kes on hobis ka päris populaarsed, on Chili roosikarv, Chilean Rosehair. Oota, mis ta nüüd oli? Mul ei tule muidugi nimi meelde. Aga nendega on see teema, et nad on kuulsad selle poolest, et nad mõnikord pikka aega ei söö ja mu sõbral siuke ämblik paastus 1,2 aastat, et
me teadsime nagu, et ta võib mitu kuud mitte süüa, aga ütleme, et peale aastat oli juba nagu natuke paanika ja ühel päeval hakkas jälle normaalselt sööma, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Millest see paastuefekt tekib või mis põhjusel? Keegi ei tea. Nii palju, kui mina mäletan, ei ole seda otseselt välja mõeldud, et seal võib olla ületoitumine, võib-olla mingi kliimatingimused, mis jätavad talle mulje, et on mingi aastaaeg, kus ei tasu jahti pidada, kuigi see on keeruline teema, aga ma ei oskagi niimoodi öelda. Ta lihtsalt ei näidanud toidu vastu mitte mingit huvi ja siis ühel päeval toitu ikka iga paari nädala tagant sai talle pakutud ja ühel päeval lihtsalt võttis enda kilgi vastu ja sõi ära ja siis edasi sõi jälle iga nädala tagant. Toiduvalikus on tegelikult ka kilgid. Jaa, neid saab osta. No selles mõttes, et ämblik sööb kõiki putukaid, teisi ämblikke, mõned suuremad ka selgroogseid nagu sisalikke, madusid, võib-olla isegi hiiri. Sellised kõike, millest neil jõud üle käib põhimõtteliselt. Okei, aga mis põhjusel sa oled läinud selle peale, et neid prussakaid? Neid on kõige lihtsam kasvatada toiduloomadena. Okei. Nüüd, kui kellelgi tekkis küsimus, et ma ei tea, ma tahaks ka endale ämblikut võtta. Esiteks, ma ei tea, sul peab ikka väga suur tahtmine olema. Kuidas neid hoiustada või kuidas neid... Tead, see on väga spetsiifiline liigi järgi. Seda niimoodi ei saa öelda, et nüüd võtad ühe petboksi, paned sinna turvast ja ongi kõik on ja mingi pesapaiga. Et seal tuleb ikkagi ennem läbi vaadata, mida soovitatakse antud liigile, keda sa võtta plaanid, et nende käitumine ja need tingimused, neid elab üle maailma. Et mõned tahavad väga kuivasid tingimusi, kellele isegi liigne niiskus võib terviseprobleeme tekitada, teised tahavad jälle põhimõtteliselt midagi soosarnast on nagu see maailma kõige suuremad ämblikud, terapoosae. Aga me ikkagi räägime terraariumist, ehk siis nagu... Ei, tead, ma ütlen su ausalt, et on ämblikke, kes saavad täiesti ilusti hakkama tavalises sellises keskmises petboxis mingis. Nad ei liigu palju. Seleta mulle lahti, mis asi on petbox? See on siuke plastikust konteiner, mis ongi mõeldud igasuguste ämblikulaadsete ja putukate pidamiseks. Need loomapoodides on suhteliselt odavad ja neid on ka igasugustes eri suurustes. Aga ta ikkagi on läbipaistev, eks? Jah. Okei. Et saad ise vaadata ja saad teistele näidata? Jaa, aga sellega ongi see, et rantleid võttes sa pead ennem liigi kohta uurima, sest paljude rantlitega on see väike probleem, et sa võtad ämbliku, paned talle ilusa petboksi ja siis ülejäänud aja on sul siuke maapinnas on auk ja sa tead, et keegi elab seal. Jah, seda asja ma olen näinud nii-öelda loomaias, et lähed vaatama ja siis sa ei näegi tegelikult seda, mida sa läksid vaatama või tahaksid näha. Väga paljud ämblikud on üldiselt peitu eluviisiga, neile ei meeldi väga valgus, nad tulevad pigem öösel välja, et seal ongi trikk, et need ämblikud, kes tavaliselt enamus elu maa all veedavad, kui sa neid näha tahad, siis öösel paned punase valgusega lambi põlema. Ämblik punast valgust ei tohiks näha ja kui sa rahulikult ja vaikselt istud ja mingid vibratsioone ei tekita, nad tunnevad juba hästi igast vibratsioone ja liikuvad õhku, siis on sul lootust enda ämbliku näha. Aga see on kaevur, need, kes kaevavad põhiliselt. Need, kes nii-öelda urus elavad? Jaa. Okei, mulle meeldis see jutt, eks ole, võib-olla leian selle petboksi ka kuskilt, kus ma need ämblikud leian? Neid saab internetist eri poodidest tellida, et ma ise ei ole väga pikalt tellinud, mina tellisin ühe saksa kasvataja käest, kellega ma otse e-mailiga suhtlesin. Aga üldiselt ka Facebookis on tegelikult tarantlite ja terraariumite grupid täiesti eestikeelsed, kus inimesed teevad ka grupitellimusi ja kus aeg-ajalt ka ämblikke müüakse niimoodi, et sa isegi ei pea neid tellima. Ja tegelikult ma olen vist kunagi isegi ostas vist mingit ämbliku müügil näinud, kuigi sellega on jälle see teema, et ämblikke tasub siiski tellida kuskilt kas poest või siukse professionaalse kasvataja käest, sest reeglina sa tahad saada emast ämbliku, kui sa neid paljundama ei kavatse hakata, siis sa tahad emast ämbliku, sest isase ämbliku eluiga on üldjuhul väga lühike.
Ta on juba eos lühike, mis siis, et tavaliselt teda peale paaritamist nagunii Ei, nahka pannakse, eks? see, et peale paaritumist nahka pannakse, see on tegelikult täielik linnalegend. Näiteks Must Lesk, kellest võib-olla need jutud alguse said, tegelikult nali on selles, et nii palju kui mina tean, konkreetselt selle liigi, neid leski on palju ja osade puhul on see ka looduses täheldatud, aga nii palju kui mina mäletan, on musta lehetse puhul kannibalismi täheldatud ainult nagu kinnistes tingimustes. Et looduses see nii päris ei ole ja tegelikult seal on väga mitmeid versioone. YouTube'is on üks päris hea video, kus inimene, professionaalne ämblikukasvataja üritab paaritada 2 suurt huntämblikku ja isane ämblik ründab emast ja tapab hoopis emase. Ja see käib nii kähku, et isegi proff ei jõua mitte midagi teha ja nii ongi, No ühesõnaga siis igasugune info, mis liigub, ei pruugi üldse olla ja tõsi, jah? kuigi üldiselt ämblikud on suhteliselt solidaarsed loomad või siuksed omaette hoidvad, siis tegelikult on täiesti ämblikke, kes elavad ka grupikaupa, aga siukseid tarantleid, keda saab ilma erilise kannibalismita nagu koos pidada. Holotele Intsei on üks, kes on selle poolest kuulus liik või keda tihtipeale nagu peetakse grupiviisiliselt. Okei, aga see tähendab seda, et iga ämblik on eraldi petboxis? Nad kokku omavahel ei puutu üldse? Ei, kindlasti mitte. Selles suhtes, et see tõenäoliselt lõpeks sellega, et keegi süüaks ära. Ma saan aru, et nende eluiga on siuke 30-30 aastat nüüd, See on emase ämbliku puhul või emase tarantli puhul võib see varieeruda 2-3 aastast, kuskil 30 peale isegi. Aga millest see oleneb, et 2-3 kuni 30 näiteks? Et see vahe nii suur on? Just. No need on väga erinevad tarantli liigid ja need lühemaealised on tavaliselt kas väiksemad tarantlid, kääbustarantlid või siis puutarantlid, kes on hästi aktiivsed. Kui nende puhul pigem tavaliselt on 9, 10, 11, 12 aastat. Ja kõige pikemaealised on tavaliselt kas kaevurid või siis siuksed tegelased, kes lihtsalt maapinnal elavad ja kasutavad erinevaid asju nagu peidupaikadena. Nüüd, kui ma õieti nagu mäletan, siis, või õigesti mäletan, et nad ju on selles mõttes, kui nad kasvavad, ajavad nad vanakesta maha. No jah, neil on põhimõtteliselt väline skelett, erinevalt meie sisemisest mugavast skeletist ja selleks, et kasvada, nad peavad enda selle välisskeleti pealt maha ajama, aga seda teevad ka putukad, krabid, vähid, põhimõtteliselt kõik koorikloomad või need, kellel on väline skelett, peavad kas kestuma või siis liblikate puhul nad läbivad mingi metamorfoosi, on ju. Aga mis sa teed nende kestadega? Sest et ma olen näinud kestasid, mis näevadki välja täpselt nagu ämblik. Kui sa selle õigel hetkel kätte saad, kui ta veel pehme on just peale kestumist, on see võimalik niimoodi prepareerida, et ma olen ka niimoodi kestasid teinud ja inimestele laiali jaganud, aga see eeldab seda, et sa tabad selle õige hetke, sest paljudel tarantlitel on komme seda kesta näiteks närida, et sealt mingit niiskust kätte saada. Neil on tavaliselt tohutu janu ja isegi kui neil on veekausis vett, nad kohe peale kestumist neil on raske liikuda, sest nende kõik väline skelett on nagu pehme ja nad ei püsi väga hästi püsti ja nii edasi ja siis nad tavaliselt võtavad enda kesta ja nätsutavad selle läbi, et sealt mingid niiskuse piisad kätte saada veel. Ja peale seda on selle kestaga väga raske midagi teha, sest sellest ei ole mitte midagi järgi. Teine asi on see, et see kest on vaata, kui ta maha aetud, ta on hästi siuke koos või kortsus või niimoodi, et kui sa ei saa teda kätte ajal, kui ta veel pehme on ja ei saa ära prepareerida, siis pärast, põhimõtteliselt ma tean, et osadel inimestel on õnnestunud seda aurutada niimoodi, et see uuesti pehmeks muutub ja prepareerida, aga ma ei ole katsetanud, see on juba mingi kõrgem tase. Mis sa nüüd siis teed, kui sa ei ole nagu aastaid endale uusi isendeid võtnud, mingist hetkest ära kukuvad jälle? Ei, mul on enamus liike, kes mul praegu alles on peaksid olema ikka väga-väga pikaealised ja ilmselt elavad veel väga-väga kaua. Ega ma ei välista seda, et ma neid juurde võtan, aga praegu mul on nii palju igasuguste muude asjadega tegevust, et ma ei ole neid nagu väga juurde võtnud.
samas see nagu väga keeruline tegevus ei ole, et kui mul mingi päev idee tuleb, et ma jälle mingit liiki tahan, siis aga kus sa uurid nende kohta üldse? no guugeldamine on kõige lihtsam selles suhtes, et ja no ma olen igal pool igasugustes ämbliku gruppides ja niimoodi ka, et ma ega neid kõiki liike ei saa meeles pidada, neid on üle 1000, pigem siin äkki 2000 ringi on ja et jälle kuskil näed mingit huvitavat pilti või niimoodi ja kui ma võtan, siis ma ilmselt võtan endale Poecilotheria, kes on suhteliselt mürgised Indias ja kuskil sealkandis Sri Lanka ja siukestes kohtades elavad. Puuämbliku kohta kasvata väga-väga suureks ja neid üldiselt peetakse agressiivseks, aga mul 2 tükki olid. Kõige suurem suri mingi 2 aastat tagasi äkki, 11 või 12 aasta vanusena. Ja ma küll ei ütleks, et nad agressiivsed, kui sa oskad nendega käituda, tead nende käitumist, siis enamus jutte selle kohta, et nad on agressiivsed, on liialdatud. aga kas sa oled hammustada ka saanud mõne käest? Ühe korra hästi väikese avikulaaria beebi käest ja see ütleme niimoodi, et jäi alla Eesti sääsele. Aga no see oli hästi pisike ämbliku beebi, see varem ta oli avikulaaria ja nüüd ta kvalifitseeriti ümber omaette Caripiana versicolor äkki on praegune nimi. Varem ta oli avikulaaria versicolor. Ja kuna mul see avikulaaria oligi vana, kes mul oli õpetatud käe peal kõndima, siis ma mõtlesin, et mul õnnestub see versicolor käe peal kõndima treenida, kui ma väiksest peale harjutan. Ja see oligi, jalutas mul rahulikult mööda kätt, hammustas mind ja jalutas rahulikult edasi. Ja selle ämblikuga, ma ei tea, ta eluaeg oli siuke suhteliselt ebasõbraliku suhtumisega, nii et ma suht kiiresti matsin maha mõtte, et teda saab nagu käe peale võtta. Tema iseloom ei olnud see, mis tavaliselt nende liigikirjeldusega kokku läheb. No see on muidugi huvitav, aga mitte mingi hetk ei tulnud sulle mõttessegi, et näiteks, ma ei tea, võtaks endale mingisuguse reptiili või võtaks endale mao? Ei, otseselt mitte. Nendega on need madusid või kilpkonnasid või konnasid või siukseid tegelasi pidada, et seal on sul vaja ikka väga palju, nad vajavad vitamiine, spetsiaalseid lampe, soojenduskive, seal on eraldi režiimid peavad olema öö ja päev, ämblikud on selle koha pealt suhteliselt uimad. Neil on tähtis õhuniiskus ja temperatuur, see, kas seal vahepeal päike paistab, selle aja nad istuvad nii ehk naa peidus, nemad päikesest või valgusest, UV-valgusest mingit vitamiini või mingit kasu ei saa, nii et. Aga kuidas, no ilmselt kui ta sööb, siis tal tekib ka mingil määral väljaheide. Kuidas sa seda petboksi puhastad? No ämbliku väljaheide tegelikult, ega nad väga palju seda ei tekita ja see on pigem nagu linnusitt, ütleme nii. Seda on suht lihtne koristada. Välja arvatud juhtudel, kui see ämblik on põrsas ja mul oli üks puuämblik, kes oli täiesti kindel, et iga kord, kui ta peab keha kergendama, tuleb teha seda terraariumi esimese ukse peal või see lahti käiva klaasukse peal ja kuna see ämblik oli suhteliselt mürgine ja ebasõbralik, siis see puhastamine ei olnud nagu väga lihtne ega siuke meelepärane tegevus. Tulega mängimine nii-öelda, ohtlik värk. Aga kui reaalselt ütleme, kui see kõige mürgisem ämblik, mis sul on, sind hammustab, mis see nagu tähendab inimesele? Ütleme, et ei ole allergik. Ämbliku mürgi vastu allergia on üldse äärmiselt haruldane nähtus tegelikult. See suhteliselt mesilase, herilase ja siukeste tegelaste mürgid ongi mõeldud selleks, et kutsuda, nad on mõeldud suurema vastase ründamiseks ja nad ongi juba koostiselt siuksed, et nad kipuvad allergiaid ja asju tekitama, aga ämbliku mürgi esimene põhimõte on paralüseerida ja tappa nende saak. Aga mis ta inimesele teeb, reeglina ropult valus. Kehv enesetunne, oksendamine, palavik. See nüüd oleneb sellest, et kes sind hammustab, on ju, palju seda mürki sulle pannakse, sest paljud ämblikud teevad hoiatusammustuse esimesena, kus nagu nad ei kasutagi mürki või siis kasutavad seda hästi minimaalse koguse, et sa saaksid lihtsalt teada, et nad on mürgised. Mõni annab sulle kohe korraliku doosi, et see nagu väga-väga erineb, aga tarantlite puhul üldiselt on see, et sul on ropult valus. Tõenäoliselt paar päeva on väga kehv enesetunne, nõrkus ja nii edasi. Aga on mõned liigid, kelle puhul no see oleneb sellest ka, kuhu sa hammustada saad, mis su kehakaal on. Vaata, mürkide puhul on su enda nagu füüsiline seisukord, et kas sul on süda korras ja kuidas su närvisüsteem on nii edasi.
aga ma tean seda, et näiteks Bacillotteria hammustusest oli Indias keegi vist 2 päeva koomas, aga selle kohta on jälle niimoodi, et ma tean, et see on juhtunud, on ju, aga selle kohta nagu niisugust head infot saada, et kuhu ta täpselt hammustada sai või mis Bacillotteria liik see täpselt oli ja nii edasi, see info on juba keerulisem ja niisugune varieeruvam. kuidagi mälus hoopis meenub, et sul on ka Skorpion olnud või ma eksin? On. Mis tema pidamisega teistmoodi on või on samamoodi ja miks sul enam ei ole? Tead, skorpionid, need, kes mul olid, skorpionid ka ei ole väga pikaealised, mõned üksikud liigid on, kes elavad mingisugune 20 aastat või sinna lähedalle. Ma ei teagi, miks ma rohkem võtnud ei ole ja skorpionid on tegelikult täiesti omaette teema. On skorpionid, kelle mürkid ei sulle põhimõtteliselt mitte midagi, on ju, ütleme nii, et näiteks kiviskorpioni puhul tõenäoliselt see, kui ta siin nõelab, on vähem valus kui see, kui sa talle pintsettide vahele jääd või sõrgade vahele, on ju, sest need on tal väga tugevad. Aga skorpionite hulgas on tegelasi, kes suudavad su päris kähku teise maailma saata, kui ebavedamine on, ja tegelikult on olemas ka skorpioni liik, kes suudab mingil määral mürki pritsida, mis on eriti ebamugav, sest see on ka üks hästi mürgine liik. Okei, ühesõnaga ei ole just kõige sõbralikum koduloom. Kas nemad sõid ka neid prussakaid? Jaa, ka prussakaid ja kilke, aga skorpionite hulgas on ka tegelikult täiesti siukseid liike, näiteks see sama kiviskorpion, kui sa teda ei terroriseeri, neid võetakse täiesti käe peale, ega ta sulle väga midagi ei tee. Ega see näpistamine nüüd nii kohutav ka ei ole ja nõelama nad üldiselt ei kipu, et kui neile miski ei meeldi, siis nad pigem näpistavad sind. Aga kui sa tead, kuidas niisuguste loomadega käituda, siis tõenäoliselt sinuga midagi halba ei juhtu. Seega skorpionid ei ole just head koduloomad? Ei, selles mõttes, et ma ei ütleks, et nad halvad on. Nad ei oska reeglina väga hästi ronida, neid on suht lihtne pidada. Kui see välja jätta, kes, mõtled, mul ei tule praegu meelde, mingi androktoonust oli, kes suudab mürki pritsida, aga üldiselt isegi nende mürgiste liikidega see skorpion on enamus ajas peidus, ta on ka ikkagi ööloom, ta tuleb tavaliselt välja pimedas, on ju, ja kui sa ise just mingit lollust ei tee, siis ma ütleks, skorpioni käest on päris raske nõelata saada. Mul ei olnud nendega mingit probleemi. Aga need, kes sul olid, kas nad elendasid öösel? See ei ole mitte, et nad elendaksid öösel, vaid paljud skorpioni liigid UV-valguse käes muutuvad siukseks nagu helendavaks. Üks viis, kuidas osad neid looduses otsivad UV-lampidega. Ja ma olen näinud, jah. No selge, ühesõnaga, kui keegi tahab endale ämblikut võtta, siis soovitad? Tead, ma ütlen, ma ei ole nii kaua aega ühtegi küll võtnud, aga koduloomana ämblik, teda on lihtne pidada üldiselt, nii kaua kuni sul temperatuur ja õhuniiskus on paigas või kui sa võtad liigi, keda need nii väga ei mõjuta või kes on niisugune temperatuuride ja niiskuse suhtes vähem tundlikuma, neid on väga lihtne pidada. Umbes sama, mis potililla kõige lihtsamate puhul, no ütleme nii, praktiliselt sama. No selge. Ma tänan, et sa tulid ja ma soovin sulle edu. Tänud ja edu sullegi, Reijo. Ja siinkohal tõmbame saatele joone alla ja Jutukuubiku nagu ikka leiab YouTube'ist, Jutukuubiku alt, Spotify'st, Apple Podcast'ist, Google Podcast'ist ja ilmselt kuskilt veel. Näeme järgmine kord ja uue külalisega. Nägemist! Aega!